Aga tegelikult jah, et kui me räägime üldse nagu, et mis on nagu kahjulik menstruaaltervisele, et siis me räägime sellest hormonaaltasakaalust, et mis on need asjad, mis hormonaaltasakaalu tegelikult tohutult segavad. Et esiteks lähme kohe väga lähedalt menstruatsiooni juurde, menstruaaltooted Eesti turul, kui ma lähen Prisma, Selver, ma ei tea, mis poed siin kõik on, ma käisin vaatamas neid poode ja Eestis ei ole võimalik saada mürgivabu hügientooteid. See on absurdide absurd. Et igasugune mingisugune tuppe asjade panemine on nagu peaks natukene teadlikkust või no peaks harima, et mida sa siis paned. Samamoodi need sidemed, mis on plastikust tehtud ja mis nagu vaata, kui sa sööd midagi sisse, et noh, läksid valele aadressile, ei läinud siia pop-kohvikusse, vaid läksid McDonaldsisse, et siis su kehal on antud on ju maks ja neerud ja see filtreerib kõik välja. Aga kõik see, mis sa paned, mõtle, sa paned oma suguelunditele nii lähedale selle menstruaal, mis iganes on siis see side või mis iganes on ju, ja sa higistad seal ka ja sul ilusti poorid lähevad lahti ja boom, sul on kõik mürkained üli lähedal oma suguorganitel on ju. Kõik keemia, mis me kodus kasutame, et kus on parabeenid ja igasugused mingid plastikjäägid ja mis asjad on ju, šampoonid, küünelakid ja hästi palju seda diskot, mis tegelikult nagu nii-öelda diskot, mis kahjustab naise hormonaaltasakaalu, käib ikkagi naise keha kulul, sest meil on ikkagi kultiveeritud kuidagi see selline ühiskond, et kuule, sa ei ole ikka piisavalt ilus, et kuule, pane endale mingit kreemi näkku ja pane endale mingit, ma ei tea, mida kõike pähe peale, küüned on ju, pane endale, ma ei tea, mida süstitakse sisse igale peale, See tegelikult on kohutavalt kahjulik, sellepärast, et see läheb otse ilma igasuguse filtrita veresüsteemi ja see mõjutab kogu hormonaaltasakaalu, on ju. Kindlasti, kui me räägime ka sellisest süütust asjast, et ma täna ei saanud rohkem magada kui 5 tundi. No ups, ei tulnud rohkem kui 6. Meil on levinud kuidagi see arusaam, et täiskasvanud inimene peab magama 8 tundi, ka need teadusuuringud on tehtud, eks ju, meeste peal, et naise keha on hakatud üldse uurima rohkem nagu viimase 20 aasta jooksul ja keskmiselt ikkagi naine peaks magama 9-10 tundi ja kui ta menstrueerib, siis veel rohkem. Ja kui on teismeline tüdruk, kellel ka aju areneb samal ajal, siis see teismelise unevajadus on nii palju suurem, aga kui ma käisin koolides ka, ma küsisin tüdrukute käest, tõstke käed üles, kes magab öösel rohkem kui 9 tundi? 0 on ju. Ja siis me imestame, miks neil on hormoonid paigast ära, sest uni on nagu see baas on ju.